Tuletame meelde mõisted kiirus ja keskmine kiirus. Põhikoolis, ma arvan, et sellest hetkest peale, kui teile jagamistehet õpetati, defineeriti kiirus kui ajaühikus läbitud teepikkus. Me teame, et selleks, et kiirust arvutada, tuleb siis läbitud teepikkus jagada teeloleku ajaga. Ma teen nüüd ühe väikse täienduse ja kirjutan siia tee ette selle kolmnurga ja seda tuleks siis lugeda kui delta t ja see delta siin tähendab siis ajavahemikku. Ehk siis ma tahan eristada kahte asja. Ajahetke, mida ma tulevikus hakkan tähistama tähega T ja ajavahemikku, mida ma alates sellest hetkest hakkan siis tähistama tähega delta T. Teepikkust mõõdetakse meetrites, aega mõõdetakse sekundites ja järelikult kiirust tuleb siis mõõta meetrites sekundis. Kiirus on vektoriaalne suurus ja seetõttu peaksime me siis rangelt võttes kasutama mitte seda 3. klassist tuttavaks saanud kiiruse valemi, vaid selle vektorkuju ja siin tuleks siis rõhutada, et see vektor S on keha nihe. Nii et kui meil on mingisugune alguspunkt A ja lõpp-punkt B ja sinna läheb siis mingisugune T, siis mõõtes mööda seda joont saame me teepikkuse, aga kui me ühendame omavahel liikumise algpunkti ja liikumise lõpp-punkti vektoriga, siis seda vektorit S nimetatakse siin teepikkuseks. Ja tuleb siis tähele panna seda, et vektori S pikkus ja T-pikkus on võrdsed ainult sirgjoonelisel liikumisel. Aga teie südame rahustuseks ja enda lohutuseks ütlen siis seda, et meie hakkamegi teiega arvutama ainult ühtlast või tähendab sirgjoonelist liikumist ja seetõttu ei pea me nendel kahel valemil, üks siis vektoritega ja teine ilma vektoriteta vahet tegema. Aga niipea, kui meil ei oleks tegemist sirgjoonelise liikumisega, vaid oleks tegemist mingisuguse kõverjoonelise liikumisega, siis tuleks teha seda arvutust vektorarvutusena. Ja veel üks mõiste, mis on siis seotud kiirusega, see on siis keskmine kiirus.
Ja palun siin mitte siis segamini ajada mõistega aritmeetiline keskmine, ehk siis kui meil on mingisugune teekond ja mingi aja jooksul läbib siis keha seda kiirusega V1, seda kiirusega V2, seda kiirusega V3 ja nii edasi, siis nende kiirustega siin ei ole keskmine kiirus otseselt seotud. Meil ei ole mõtet hakata nende aritmeetilist keskmist arvutama, sest seda ei nimetata keskmiseks kiiruseks. Keskmise kiiruse arvutamiseks on tarvis teada hoopis aja nende T1, T2 ja T3 jooksul läbitud teepikkusi ja keskmine kiirus on siis kogu teepikkus jagatud kogu aeg, ehk siis peame S-id liitma ja ajavahemikud liitma ja siis ühe summa jagama teise summaga. Ja kui me nüüd räägime keskmisest kiirusest kui vektoriaalsest suurusest, siis selle keskmise kiiruse suund langeb kokku nihkevektori suunaga.